No nii, tervist, armsad sõbrad. Käes on jälle pühapäev. Mati ütleb selle koha pealt, et jälle on leinapühapäev. Noh, kuidas kellelgi. Vaadake, armsad sõbrad, kõik on väga lihtne. Nüüd oleks vaja lihtsalt need inimmassid kuidagi liikuma saada. Liiga palju on neid inimesi, kes veel siiamaani on selles sügavas unes. Me peame nad, ma ei tea, mis imenipiga üles äratama. No ma ei tea, politsei teeb oma töö. Kaitsepolitsei teeb ka oma tööd. Terviseamet teeb oma töö. Inimesi survestatakse, inimesi hirmutatakse. Ja kurat ikka ei ärgata ülesse. No ma ei tea, kas nad on lambad või ma ei tea, mis asjad nad on. Või nad on nii ära sompeeritud, et nad ei olegi võimelised enam oma peaga mõtlema. No me peame nüüd välja mõtlema selle lahenduse. Ma ei tea, justkui täitsa vaimsel kujul võiks täitsa nagu raputada neid. No midagi me peame tegema. Sest kui ma praegu vaatasin, mis Inglismaal toimub, no see on super vaatepilt, kus ikka kümned tuhanded inimesed on kõik tänavatel ja täiesti rahumeelselt, kõik on üks. Kõik on üks. Aga kus meie inimesed kõik on? Mis meie inimesed kõik teevad? Kas nemad on kõik oma pead kuskile urgu peitnud või? Ma ei ole nagu väga, ma ei taha nagu sellise asjaga nõustuda, et oi, mul ei ole raha või et ma ei saa linna tulla või noh, ma ei tahaks nagu väga sellega nõustuda. Me peame nüüd kindlasti mõtlema mingisuguse päeva välja, no kus kõik tulevadki kohale. Me peame tagasi tooma selle päeva, kus meid oligi kohal kuskil 1000 inimest. Siis peavool ei rääkinud sellest midagi. Aga nüüd on hea võimalus. Nüüd on peavoolumeedia on koos meiega ja nad on sunnitud avaldama seda tõde. Ma olen enamus ajakirjanikega juba suhelnud. No mis enamus? Õhtuleht oli praegu ainukene, kellega ma rääkisin. Ma ütlesin, et kallid sõbrad, nüüd on niisugune olukord. Nüüd te kutsute kõik oma ajakirjanikud ümarlaua taha ja edastate selle sõnumi, mida mina edastasin. Seesama vestlus, mida me vaja pidasime, te ju lindistasite seda. Ja nüüd te panete kõik mängima selle lindistuse, kõikide ajakirjanike kuuldes. Ja hakaku tööle. Mingisugust fake newsi enam ei tule. Kui tuleb, no siis ma tean, mis viisil ma nende uste taha lähen. Väga rahumeelselt ja väga seaduslikult. Sellepärast nad ei taha seda teha, nad pigem ikkagi kuuletuvad ja teevad seda, mida ma neile ütlen. Kõik on väga lihtne, midagi väga keerulist ei ole. Ega meie töö ongi nüüd need inimesed kuidagi üles äratada, kasutage igasuguseid variante. Ajagame selg sirgu. Ma ei tea, kui te olete suitsetavad inimesed, no ma ei tea, jätke tulemasin koju. Küsige järjest tänaval tuld inimestelt. Teil on hea võimalus kohe inimest hakata kõnetama. Saate vestlust alustada. No ma ei tea, jätke oma telefon koju või käekell jätke koju. Küsige tänaval, mis kell on. Jälle hea võimalus vestlust alustada. No mina teen kogu aeg niimoodi. Ja siis ma ütlen mingi X kuupäeva, et kuule, et aga mina olen Toompeal, et meil on nii vahva, ma ei tea, koos viibimine seal, et noh, et tule ka. Et ega meil teist võimalust ei ole, et vaata, me ikkagi, noh, mängime siin ikkagi inimeludega. Et no mina ei lase mitte kedagi siin süstla otsa niimoodi jooksutada igasuguste valemite põhjal. Ja mingisugust politseiriiki, no sellisel asjal ma ei lase läbi. Ma seisan seal täpselt nii kaua, kui on vaja. Aga politseiriiki meie riigis ei tule. Ja ma seisan täpselt nii kaua, kui võib-olla mõni mäletab, kui ma seal platsi peal ütlesin, kui nad toovad selle paberhundi sinna õue. Ja lasevad sellest hundist selle paberi läbi. Ja ütlevad rahvale, et kuulge, et noh, sorry. Et noh, me ikka eksisime, et noh, et jah, et see tore kobarseadus, ma ei tea, NETS või ma ei tea, mis asi tead, et me ise ei saanud ka aru, kus me kuradi oma allkirjad panime ja miks me selle hääle andsime, et me olime ka väsinud ja olime magamata ja noh, ma ei tea, mida iganes tead. Et noh, ega meil teist valikut ei ole. Vaata, siin on ka niisugune olukord, ega me ei saa ka väga kõiki usaldada, ega mina ka kõiki ei usalda. EKRE-st ma ka kõiki ei usalda. Vaata, praegu ongi see telg jõudnud sinna maani, kus langevadki maskid. Maskid langevad igas sektoris. Politseide seas langevad maskid, Riigikogus langevad maskid.
isegi ka EKRE-st on keegi üks tore härra öelnud, et kuule, et nüüd on niisugune olukord, et ka meie seas langevad maskid. Et nüüd ongi see aeg, kus me näeme, kes on kes. Kõik on väga lihtne. Kindlasti hoidke oma lähedasi, hoidke oma vanemaid, sest teie olete ainukesed, kes saate oma vanemaid ja vanavanemaid juhendada, kuidas elada. Kindlasti nii mõnigi teist on seal platsi peal käinud, on saanud nii palju julgust, enesekindlust. No ma arvan, et nüüd enam ei tohiks mitte ükski vall ega kraav teid takistada. Nüüd te võite kõike teha. Võite tormijooksu ka teha vastu tormi. Mitte miski ei takista teid. Ühesõnaga, armsad sõbrad, toome selle rahva kuidagi sinna platsile. Ma ei tea, mis valemiga, paneme pead tööle, teeme koos tööd, küll me selle rahvaga sinna kohale meelitame. Saame bussid käima, saame autod käima, kui mõnel ei ole transporti, kindlasti on palju inimesi, kes soovivad kohale tulla, aga puudub võimalus. No ma ei tea, tekitame selle võimaluse talle, kui ta tahab tulla, las ta tuleb. Vaata, nüüd on see aeg, kus me peame oma uksed avama. Autouksed peame avama, koduuksed peame avama, südameuksed avama, no kõik asjad peame oma sõpradele avama. Vaata, kui me need uksed avame, siis tulevad kõik sisse, siis nad on turvalises keskkonnas, no siis nad ei tahagi ära minna. Ja nii lihtne ongi. Kõik, kes seal platsi peal käivad, justkui ütlevad, et ma ei tea, nagu mingi magnet tõmbaks mind sinna. Et ma pean minema, isegi kui see on ainult mingi pool tundi või tund, aga ma pean seal ära käima. Et ma pean ikkagi oma panuse andma. Ja kõik teevad seda, see on lihtsalt nii võrratu ja nii armas. Et seal ei ole üldse vanuses küsimus, rahvuses küsimus. Seal käivad prouad, seal käivad härrad, seal käivad lapsed, seal käivad emad, seal käivad isegi rasedad, seal on emad imikutega käinud, kasside, koertega, ma ei tea, mida iganes. Ja kindlasti kasutage oma loomingut, kuna tegemist on meeleavaldusega, seda meelt saab avaldada igat moodi, te võite, ma ei tea, kammipilli mängida, trumme põristada, ma ei tea, tahate vaiba sisse ennast keerutada ja sealt mäest alla tead ennast keerutada, ma ei tea, andke minna, käige käte peal, käige tagurpidi või edaspidi, tead, mida iganes, et kindlasti võite mõelda, kuidas te ennast riidesse panete, ma ei tea, kindlasti on võib-olla toredaid mingi ilusaid kleite kodus, tead, või frakke, tead, pange kõik selga. Üks proua ütles ka, et aga tema üks päev paneb, tead, omale siukse kuninganna, tead, kostüümi selga ja tellib endale limusiini ja siis tulevad tal sealt mingid saatjaskonnad ja siis ka vahelega öeldakse, et vaadake nüüd siit saabus kuninganna, ma ei tea, keegi, tead, kuskilt, ma ei tea, mis X-maalt. Et kõik siuksed asjad on teretulnud. Vaata siin, nagu ma siin Margus Prangliga rääkisin, et Margus ütles mulle, et varsti me läheme nüüd kõik teatrisse. Aga siis ma ütlesin, aga kuhu teatrisse me läheme, et kõik teatrid on kinni. Ja siis ma ütlesin Margusele, et aga nüüd me peame kõik ise teatrit tegema. Kinod on kinni, aga nüüd teeme me kõik ise kino. Vaata, sellepärast meil ongi seal platsi peal toredad sellised uued filmikunstnikud, kes kogu aeg jooksevad oma telefonidega ja lindistavad meie tegevust. See on ikka päris korralik kino ju. Pärast kui kodus hiljem vaatad, ikka naerad kõht kõveras. Et ikka päris korralik show. Vaata, üks päev ma platsi peale tõin popcorni kõigile, siis ma küsisin, et kuidas teile see kino on senimaani meeldinud? Ma ei tea, popcorn söödi tühjaks. Ju siis vist meeldib. Et kõik on väga lihtne, armsad sõbrad. Mina nüüd alustan oma päeva. Varsti lähen, ma ei teagi üldse, ma olen siin ühe külli juures, ma ei teagi üldse, kus ta elab, vahet ei olegi. Kuskil ma siin olen, kuskil väga rahulikus piirkonnas, kus me käisime siis Nataljaga, selle 108-aastase prouaga, Ardiga, selle piimamannergu muusikuga. Ja kes meil veel kaasas oli? Mina, Ardi ja Natalja ja Külli. Siis me käisime siin Külli juures, käisime tead mingisuguseid puuvirnasid kuskilt ühe koha pealt teise koha peale teisaldamas. Ja Natalja, see 108-aastane, see oli ka ikka väge täis, see ikka põrutas, andke ka juurde ja lõppu justkui ei tahtnudki tulla, tead. Ja siis lammutasime veel ühe koera kuudi veel ära, tead. Tõmbasime katuse maha, seinad maha ja kõik tulle. Aga vana kuut lammutati ära, pandi uus maja, pandi hoopis linnumaja.
Hardi enda kätega ehitatud linnumaja pandi siis ühe puu külge. et näed, vana maja lõpetas oma tegevuse ja uus maja sai uue hingamise. Vot nii ongi. Ja täpselt samamoodi võib öelda, et seesama vana maailm või see vana normaalsus, ma ei tea, või mida iganes. No see kõik see oli, aga sellisel kujul teda enam tagasi ei tule ja ei tohigi tagasi tulla. Noh, nii nagu Igor Manki ütles, kui ta seal platsi peal käis, et noh, et tegemist on väga toreda viirusega, väga õpetliku viirusega. Ta ongi tulnud õpetama inimkonda, et kuulge, lõpetage ära see meeletu tarbimine. et minge loodusesse tagasi ja hakake mõtlema, et noh, et mida mina saan täna teha, et kuidagi loodusele abiks olla, sest me oleme nii palju neid ressursse siin tarbinud. Noh, mis meie, noh, meie nüüd pole midagi nüüd teinud. Noh, muidugi me peame mõtlema ka oma mina ei tea, harjumused ära, et noh, et ma ei tea, kas meil on vaja iga kuu kingi osta või et kas meil on iga aasta vaja jopesid osta. No ei pea, kui sul on neid kuradi 10 tükki seal kodus. Kanna nad, mina ei tea, ribadeks ja siis alles osta uus. noh, nüüd tulebki seda mõttemaailma tuleb hakata muutma. Noh, maal on eriti, vaata selle prügiga on lihtne. Noh, kõik, mis vähegi põleb, läheb tulle. Kõik, mis vähegi on söödav, noh, läheb seal kanadele või lammastele. Noh, linnas on natukene keerulisem. No ma ei tea, hakake siis, mina ei tea, ämbritesse mingisuguseid asju koguma, tead, kindlasti on teil seal sõpru kuskil maal. Noh, lähete maale ja see on kohe põhjust minna. Viite seal kottide oma ämbritega tead asjad maale. Noh, saate ka kasulik kuidagi olla. Kellelegi saate komposti seal, ma ei tea, koguda või mida iganes. Et nii ongi, armsad sõbrad. No mina ei tea, mina nüüd vist lõpetan praegu selle laivi ja hakkan mõtlema, et võiks kuskilt mingit hommikusööki süüa, sest päev tuleb jälle pikk. Eile ma läksin suht hilja, läksin Toompeale. Täna ma tahan natukene varem minna. Et ma ei teagi, mitmes päev täna on. Mitmes päev täna külli tuleb? 26 vist, kui eile oli 25. Eile oli jah 25. päev. Täna tuleb 26. päev, kus ma olen iga jumala päev seal kohal olnud. Noh, mis teha, tuleb kohale minna. Ma ei tea, armsad sõbrad, teid on praegu jälgeid on 28. Te olete ka kõik väga teretulnud. Võite õhtul peale tööd ka tulla. Võite, ma ei tea, kohe juba hakata minema, kui tahate. Ühesõnaga, aitäh teile, et te mind kuulasite ja nüüd ainult edasi. Tagasi vaatamata. Sest noh, ega eilses päevas me ei saa midagi muuta. Me ei saa sinna kahjuks tagasi minna teiega. Homset päeva pole ka tulnud. Me saame muuta neid tegevusi, ma ei tea, saame muuta neid sõnu ainult täna. Täna me saame midagi muuta. Ja nii teemegi. Üritame täna teha midagi teisiti, kuidagi teha see päev hoopis teistsuguseks, mis on täiesti erinev kõikidest teistest päevadest. Ja nii ongi, armsad sõbrad. Olge kõik väga hoitud. Te olete lihtsalt nii lahedad ja toredad. Tšau!